Räägin seekord varjatud puudustest, mida tegelikult nii ostjad kui müüjad kardavad. Loodavad ju kõik, et mingeid probleeme ei tule. Aga varjatud puudused, jälle selline teema, mis kuskilt siit-sealt läbi on käinud. Proovin siis kiirelt vastutusest natukene rääkida ja miks varjatud puuduseid lepingutesse sisse pannakse. Aga proovin siis ka mõned võib-olla sellised näited anda, et kuidas sellises olukorras osapoolte vahel siis kommunikeerida. Tegelikult ega teemat väga suurelt kartma ei peaks. Väga harva, kui varjatud puudustest mingeid nõudeid esitatakse. Esiteks, palju neid varjatud puuduseid üldse olla saab? Korterite puhul, kus sul siin nii väga varjatud saab olla? Majade puhul, on natuke rohkem konstruktsioone, tehnosüsteeme, sellised, korteris, kus ta siin 6 aja pärast võib-olla parketist mõned kriimud leiab rohkem, aga see ei ole ju kuidagi varjatud puudus. Teiseks, ostja enne tehingut muidugi tahab teada, ega seal mingeid riske ei ole. Kui tehing on juba tehtud, siis pigem ma olen näinud suhtumist, et kus ma lähen selle pisiasja pärast, las ta olla, vahetame ise selle segisti ära. Ja kolmandaks, ega enamasti varjatud puudused saavadki sellised pisiasjad olla. Kui küttesüsteem majas ei toimi, siis see on aru saata. Keegi ei tule ka sellise jamaga müüma. Aga näiteks mul oli üks objekt. Müüsime korterit vanemas majas. Ostja tuleb mingi nädal aega hiljem, helistab Jorma, kuule, põrandaküte ei tööta vannitoas. Helistan omanikule, omanik ka ei teadnud. Ta isegi ei kasutanud seda. Ma muidugi müüsin põrandaküttega korterit, kuulutuses otsisin pärast üles kuulutus ilusti kirjas põrandaküttega, aga kutsusime siis tehniku, vahetas seal selle termostaadi ära, omanik maksis, mis see oli, mingi 50 eurot mingi kopikatega, oligi asi lahendatud. Varjatud puudused on puudused, mida ostja ei teadnud ja ei pidanudki märkama tavapärase ülevaatuse käigus. Varjatud puuduse ilmnemisel võib ostja nõuda kulude hüvitamist, ostuhinna alandamist või tehingu tagasipööramist. Ja seda 3 aasta jooksul ilmneva puuduse korral, mis müügihetkel pidi juba olemas olema. Notaris loetakse iga kord ette. Ehk siis, omanik vastutab, kui ilmne mingi probleem, millest ta ostjale ei rääkinud ja mida ostja ka ise ei saanud. Sellise tavapärase ülevaatuse käigus ilma sauna tööle panemata või ilma ahju kütmata ei saanud teada. Ja siin ei päästa vastutusest ka see, et eelmine omanik ise ei teadnud. Täpselt sama see põrandakütte case. Omanik ei teadnud, et see ei tööta, aga ostja ju ostis teadmisega, et ta ostab põrandaküttega korteri. Ja nii ongi, omanik vastutab. Ja see ongi põhjus, miks nüüd tahetakse kõik kirja panna, isegi kui seal ei ole midagi. Ja siis notar küsib, on teil ostjatele veel midagi rääkida? Siis vaatavad mulle otsa. Mõtlen, kõik on korras. Ärge nüüd valesti aru saage. See on jumala õigus notaril paluda lepingusse sisse kirjutada, kui seal on mingid puudused. Väldib igasugused riskid. See, kui sa enne midagi suuliselt rääkisid või ostjale näitasid, hiljem vaidluste korral sellest väga ei piisa. Aga siin tuleb ka nüüd mõelda, mida kirja panna, mis sõnastusega, mis hetkel see kommunikeerida. Kui ütled esimese näitamise lõpus, ostjad huvi tunnevad, ütled, et teate, tegelikult ühes toas ühestki pistikust voolu ei tule. Sa saad esimese reaktsiooni siukse. Kurat, kas teil see elektrivärk siin ikka turvaline on? Käivad vaatavad paari objekti välja. Tehing katki. Pärast kutsud elektriku, tuleb välja üks kaitseväes välja vahetamist. Ehk, kui tead, et mingid puudused on, esimeses järjekorras proovi need ise ära lahendada. Kui midagi näiteks ei jõua, ostja võib olemas, liiguta tehingusse, lepi ostjaga niimoodi, teate, selline värk on, paneme selle lepingusse sisse ja kirjutame, et mina katan kulud, teie ei pea abistama. Või äärmisel juhul, kui tunnete, et võiks läbi minna või ostja juba ääriveri pluss-miinus midagi teab, proovige kommunikeerida õigel hetkel. Kui ostjal juba huvi on olemas, kui ta juba tahab. Kommunikeerige, selline asi on ja proovige siis paluge notaril lepingusse sisse kirjutada siis enda huvide kaitseks. Kui mingi kala on sees ja proovid kommunikeerida, siis vahest jääbki õhku. Diil võib iga hetk ära kukkuda.
meil endal oli just hiljuti siin enda investeerimisobjektiga, kohtutäituri oksjonilt ostetud korter, muidu kõik jumala korralik, remont tehtud, lukud vahetatud, aga kui ma ostjale nüüd kommunikeeriksin, see on oksjoni korter, sealt hakkaks järjest küsimusena tulema. Teema siin oli selles, et see protsess muidugi võttis aega, me olime ise seal paar kuud juba kommukaid maksnud, iga kuu kommunaalarvetel mingi vana võlgnevus, summa oli ka üle 2000 euro. Kui me kohtutäituri oksjonilt korteri ostsime, me teadsime korteriühistu seaduse järgi, meie ei vastuta vanade võlgnevuste eest. Ühistuga sellest suutlesime, ühistu sai ise ka aru, et kurat ja nemad hakkasid siis protsessima seda võlga veel vana omanikuga, aga arvetel see 2000 euri võlg järjest, nad seda kogu aeg näitasid, meie maksime kogu aeg jooksva arve alati ära ja tehing on tulemas, paar päeva enne saan viimase arve kätte, kurat ikka võlgnevus seal peal ja võtsime vastu otsuse, et notaris kommunikeerisin alles. Siin mul muidugi omaniku rohkem ei olnud, kes võib-olla pissed off tuleks, et siin me riskisime ise, aga ma kommunikeerisingi seda alles notaris ja ma sain päev enne ühistu poolt kinnituse, et jah, võlgnevused ei kandu edasi, sain kirjalikult ja siis oligi notaris, ma võtsin lahti, et näed, korteril selline võlgnevus peal. Muidugi ostjatelt sain esimese reaktsiooni kohe võlgadega korter, aga kuna mul oli kohe kinnitus näidata, notar samamoodi, nägi juriidiliselt on asi korras ja notar aitas sellega kirja panna. Kui seal ka notar kinnitab ja sellest teile midagi ei tule, siis nemad rahunesid ka maha. Panime allkirjad alla, aga sellises kohas alati võib risk õhku jääda, et jalutatakse laua tagant minema. Ja sellised olukorrad muidugi veel keerulisemad, kus on mingid naabrite või mingid lõhnavärgid. Hiljuti käis meediast ka läbi prügila haisuga. Ma ei tea, kas nad juba vaidlesid seal juba või veel ei vaielnud. Esiteks, mis hetkest lärmakas naaber on varjatud puudus? Kus sul see valulävi on? Ja mis hetkel sa kommunikeerid ostjale? Et see tehing ära ei kukuks, et ostja pissed off ei tuleks. Ühest vastust siin ei ole. Ilmselt kommunikeerida tasub siis, kui ostjal juba huvi on olemas, juba tahab, siis serveerida ja see on ka reegel. Räägi võimalikult palju, räägi võimalikult ausalt. Loodan, et mingit väärtust jälle saite ja näeme jälle. Tšau!